Nii, tere hommikust! Teid on täna kogunenud ja kogunemas palju. Tere tulemast BFC Eesti järjekordsele veebiseminarile. Me teeme taolisi praktilisi suunitlusega infominuteid ja kommunikatsiooni või õigemini infovahetust suhteliselt sageli. Ja teie ise, kes te olete valdavalt täna puiduettevõtjad, olete seda soovinud ja küsinud, et teil oleks lihtsam toimida, kui te saaksite keerulistest asjadest lihtsal moel aru. Ja seetõttu oleme me täna kutsunud teid kokku, et rääkida EUDR-ist, mis tundub justkui, et suurematel on juba teada, keskmised ja väiksema suurusega ettevõtted alles uudistavad ja küsivad sageli, et mis asi see EUDR on ja kuidas sinna jõuda. Nii et täpselt sellest me täna plaanime rääkida. Meil on kaks toredat esinejat. Üks on BFC väga pikaaegne koostööpartner Ülo Roop PM Certificationist, kes seda vestlust alustab. Ja seejärel saab sõna Rauno Reinberg Kliimaministeeriumist, kes siis annab meile nii-öelda riigi vaate antud teemale. Ja siinkohal ma ütlen, et te kõik oleksite kursis, et me salvestame seda üritust ning see saab olema kättesaadav ja järelevaadatav ning lepime kohe alguses kokku, et kõik küsimused, mida te soovite esitada, võite esitada ettekande ajal, aga siis olge palun kena ja kirjutage meile chati. Ja teine võimalus küsida on ettekande lõpus nii pildi kui häälega, nii et kõik võimalused selleks on olemas. Nii et nüüd jääb üle anda sõnajärg Ülo Roobile, kes on valmis meid juhtima teekonnal EUDR-ini. On mul õigus? Tere hommikust. Ja Kerli, pane näpp püsti, kui mu heli ja pilt on ilusti olemas. Näpp on püsti ja heli ja pilt toimib ja kui kellelgi seal on mingi küsimus või märge selle kohta, siis andke teada chatis ettekande jooksul. Aitäh! Ja ma vaatan, et siin on osalejaid, tuleb juurde, et ma hästi tasakesi hakkan pihta nii kaua, kui kõik kogunevad, eks. Võib-olla natuke nendest piltidest või sellest taustast, mis ma siin praegu näitan, et ülemine pilt on Hiiumaal tehtud, kus ma praegu ka tegelikult ise olen. Et ma pidin isegi lülitama telefoni levi või mobiili selle interneti peale, sellepärast et siin on levi kehva, aga see selleks. Ja vasakpoolne must osa näitab sellist natukene tumedat poolt, mis võiks siis olla see EUDR, et kuidas sellest tumedast poolest sinna nii-öelda helgema poole liikuda, et see on mu nagu selle taustapildi mõte siin. Et ma proovin tasakesi kerida edasi ja hästi tasakesi alustada peale nii kaua, kui kõik inimesed kogunevad, et natuke võib-olla ennast tutvustada ka. Ma vaatasin, et nimekirjas on päris palju inimesi, keda mina tunnen osalejate seas. Sellegipoolest osad inimesed ei ole tuttavad, ja ma olen Võrumaalt pärit iseenesest täitsa Läti piiri äärest. Õppisin loodusvarade kasutamist ja kaitset Maaülikoolis. Sattusin siis ka metsamajandust õppima Rootsis, kus sain magistrikraadi, aga töötanud olen väga erinevates valdkondades, saanud suhteliselt laiapindse kogemuste pagasi. Ma ütleks, et nagu hunt kriimsilmet, alustades haua kaevamisest ülikooli ajal kuni siis nüüd audiitorina välja. Nii et erinevad tegevused on teada ja selged. Aga praegu ma esindan PM Certificationit, et olin siin tükk aega tegevjuht, aga praegu tegelen rohkem äriarenduse ja müügiga. Vähesel määral ka metsamajandamisega, olen metsamajandamise tarneahela audiitor ja metsamajandamise audiitor FSS ja BFCs. Mul on ka SPP audiitori
nii-öelda kvalifikatsioon olemas. aga lisaks sellele tänu meie ettevõtte sellisele laiale ampluaale on tarvis tegeleda väga paljude erinevate asjadega või aspektidega või suundadega, näiteks RED2, no käesolev EUDR, eks ole, ISCC sertifitseerimine, LCA ehk Life Cycle Analysis, EPD ehk siis Your Environmental Product Declarations, PC ehk Product Certification, ISO ehk juhtimissüsteemid, ESG kõigile teada. nii et see meie tegevusvaldkond tegelikult on muutunud hästi laiaks, et mina olen BM Certificationis või sertifitseerimisega olnud umbes 5 aastat, natuke rohkem tegev ja ma olen näinud isegi seda päris suurt, ma ütlen, tegevusvaldkondade laienemist, et kui ma tulin, siis meil olid nii-öelda tarneahela metsamajandamise standardid, ISO standardid. Täna igasugused Euroopa Liidu määrused on justkui rullunud üle nendest vabatahtlikest standarditest ja nendega paratamatult tuleb tegeleda, hoida ennast kursis, sest et igasugused vabatahtlikud standardid on paratamatult üks elu osa ja ka kindlasti on nad üks selline määruste osa. Et see ongi see, mida ma üritan võib-olla täna siin läbi EUDR-i natukene lahti mõtestada. Mulle meeldib selline nii-öelda Einsteini lause, et in the middle of difficulty lies opportunity, mis ma arvan, et iseloomustab päris hästi praegust olukorda või ka seda minu ettekande nagu seda põhisõnumit, et kui on väga raske, siis tuleb leida selles raskuses võimalused ja et see raskus tõenäoliselt annab meile päris head kas tööriistad või suunised selleks, et neid võimalusi leida. Et ma tahaks ise mõelda niimoodi, et see EUDR tundub väga keeruline ja kohati võimatu, aga samas see annab võimaluse ennast arendada. Ja noh, eelmisel ettekandel, kui ma EUDR-ist rääkisin, siis ma ütlesin, et Einstein on tark mees, et küllap siis teda peab uskuma selles mõttes, et kui ta niimoodi juba ütleb, siis nii on. Aga tasapisi hakkan peale siis sellest EUDR-ist. Need, kes teavad, ma arvan, et enamik, kes siin täna osalevad, juba teavad, mis asi see on. Aga need, kes ei tea, siis tegemist on European Union Deforestation Regulationiga, selle number, nii-öelda ID number on 2023-1115. Selle määruse leiab selle numbri kaudu Google'ist ilusti üles. Ja selle määruse eesmärk on minimeerida Euroopa Liidu osatähtsust metsade degradeerumises ja raadamises üle maailma. Taust on selles, et Euroopa Liit oma rohepöörde valguses ja oma rohepöörde eesmärkide osas tahab mõelda ka ülemaailmse mõju peale ja tahab mõelda niimoodi, et Euroopa Liidu riigid ja kodanikud vähendaksid siis oma tarbimise mõju kogu maailma siis metsadele. Seetõttu on see EUDR ka nii-öelda loodud, et aidata kaasa siis raadamise vähenemisele eelkõige Euroopa Liidust väljaspool ja meie kui tarbijate mõju sellele. Ma toon siin välja rohelisega 2 väga olulist sellist märksõna selle eesmärgi juures. Üks on siis raadamine, aga ei tohi ära unustada ka metsade degradeerumist, mille vähendamist siis üritatakse selle määruse kaudu tagada. Ja need mõjutatud saadused, te teate kindlasti, mis mõjutatud saadused on. Meie täna võib-olla keskendume eelkõige puidule.
mis on võib-olla Eesti kontekstis ka kõige selline nähtavam saadus, mida siis EUDR mõjutab. Aga tegelikult metsamajandus laiemas mõttes või maailma mõistes on mõjutatud ka veiste, kakao, kohvi, õlipalmi, kautšuki ja soja tootmise osas. Et kui me näiteks siin joome kohvi Eestis, mis tuleb kuskilt Kolumbiast või kust iganes või kakaod, siis ka see mõjutab metsade raadamist seal tootmispiirkonnas, sest mõnes piirkonnas on see päris suur probleem, et metsamaa muudetakse siis põllumajanduslikult kasutatavaks ja toodetakse siis neid samu saaduseid seal. Ja meie Euroopa kodanikena siis peaksime selle peale mõtlema, et kui me kohvi või kakaot tarbime, et kas see mõjutab siis teatud päritoluriikide metsade vähenemist. Üks eesmärk kindlasti ka veel on kasvuhoonegaaside heite vähendamine. See on seotud selle raadamisega, eks ole, ja elurikkuse kadumine samamoodi. Et need on need nii-öelda juurpõhjused, miks EUDR on siis loodud. Tegelikult on kehtinud juba üle 10 aasta EUTR ehk European Union Timber Regulation, mis oli siis esmalt loodud selle eesmärgiga, et kõik puit, mida siis Euroopa Liidus käsitleti, oleks siis legaalselt varutud ja müüdud. Et see oli pigem selline seadusandlik või seadust jälgiv määrus. See seaduskuulekus või see aspekt EUDR-i puhul ei ole kuhugi kadunud, see on ka siia sisse kirjutatud. Nii et see EUDR tegelikult asendab EUTR-i ja täiendab seda. Ma tõin siia alla nurka ka selle eestikeelse pealkirja sellest määrusest. See on täiesti Eurlex lehe peal saadaval, kes ei tea. Kellele see määrus rakendub? Üldiselt ta rakendub, seal on oma määratlus, suured organisatsioonid, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, kes siis impordivad või ekspordivad neid asjaomaseid saadusi ja Euroopa Liidu organisatsioonid ka, kes siis koha peal neid saadusi turule nii-öelda paiskavad või toovad. Ma võin laias laastus öelda, et tegelikult see määrus rakendub peaaegu kõigile organisatsioonidele, kes nende saadustega kuidagi kokku puutuvad. Kas ta just otseselt rakendub, aga ettevõtetel, tähendab, see mõju on kõikidele ettevõtetele, kuna tänases globaalses maailmas need tarneahelad on niivõrd seotud, et ka väike Eesti ettevõte võib olla seotud mõne suure kliendiga Saksamaal või Euroopa Liidust väljaspool, et justkui kohalikul tasandil võib-olla ei oleks vajalik EUDR-i tingimusi otseselt veel täita, siis tõenäoliselt see klient ikkagi survestab ja nõuab selle täitmist, nii et selles mõttes on mõjutatud väga paljud ettevõtted, kes nende saadustega kokku puutuvad. Ja see määrus jõustus juba juunis 2023 tegelikult. See on nii-öelda olnud aktiivne suhteliselt juba 1,5 aastat, aga ülemineku ajaga on olnud palju segadust. Siin suvel juba hakkas see ülemineku aeg nii-öelda lähenema ja siis tuli hetkeks selline paaniline olukord, kus oli palju ebaselgust. Et see üldine selline määruste rakendumise loogika ongi selles, et kui üks määrus nii-öelda justkui lõpeb ja teine selle üle võtab, siis seal on teatud üleminekuperiood, kus siis kõik organisatsioonid saavad ennast ette valmistada selleks, et uuele määrusele
vastata, tegelikult siis oleks pidanud juba tegelikult need organisatsioonid eelmisel aastal hakkama vaikselt üle minema, aga kuna seal oli hästi palju segadust ja ebaselgust, siis seda ei hakatud tegema ja nüüd siis on nii-öelda selline natuke aktiivsem periood. Aga mis selle määruse sisu on, et okei, et määruse tingimusi peab täitma. See tähendab seda, et need asjaomased saadused, mida siis Euroopa Liidus või siit eksporditakse või imporditakse, peavad olema raadamisvabad. Ja nende tootmisel on järgitud siis tootjariigi asjakohaseid õigusakte, see on siis see EUTR-i osa ja need on hõlmatud hoolsuskohustuse täitmise deklaratsiooniga ehk siis TDS statement'iga. Paremal siin te näete ühte väljavõtet sellisest Euroopa Liidu informatsioonisüsteemist, kuhu siis on võimalik tekitada referentsnumber teatud teie asjaomase saaduse kohta. Näiteks te ostate X koguse materjali või toodet väljastpoolt Euroopa Liitu ja kui sellel ei ole referentsnumbrit ja TDS statement'i kaasas sellel materjali, siis te peaksite selle ise siin tekitama selleks, et saada see referentsnumber, mis siin on ja saada TDS statement. See on see oluline osa, või eesmärk, mida on teil vaja saada. Kahjuks praegu see IT-süsteem veel ei tööta nii efektiivselt minu teada, et seda saaks aktiivselt kasutada. Nad lubavad seda aasta lõpuks. Võib-olla see lükkub edasi ja selle arendaja on Euroopa Komisjon, kui ma ei eksi. Selle sama süsteemi kasutamisega tõenäoliselt tuleb hästi palju küsimusi ja hästi palju probleeme. Aga ma praegu nagu hetkel ei peatuks sellel, et kui kellelgi on spetsiifilisi küsimusi selle kohta, pange chati, ma saan siis hiljem tagasi tulla. Tänases olukorras ma otsisin uudiseid, mis siis vahepeal juhtunud on, siis EUTR-iga eile oli üks oluline otsustuskoht, kus Euroopa Parlament otsustas, et uus üleminekuperioodi tähtaeg on siis järgmise aasta lõpus 30. detsember 2025 suurtele ettevõtetele ja 30. juuni 2026 keskmistele ja väikestele ettevõtetele. Et see on üks oluline sammukene jälle selles suunas, et see ülemineku tähtaeg edasi lükkub. Aga kui te vaatate nüüd minu seda viimast uudist, siis on huvitav see, et EUTR-i osas algavad mingisugused kolmepoolsed arutelud. Ma täpselt ei tea, mis mehhanismid seal nii-öelda toimivad, aga nagu ma aru sain, siis nende kolmepoolsete arutelude käigus luuakse siis lõplik määruse tekst. Selle peab looma siis Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament. Nad peavad jõudma konsensusele ja see tekst peab valmis olema 16.–19. septembril. Seal on mingisugused plenaaristungid selleks ajaks peab valmis olema ja 30. detsembriks, kus peab siis olema see uus sõnastuse tekst valmis. See keskmine uudis näitab seda, et miks see uus tekst nii-öelda vajalik on see, et ühest küljest edasilükkamiseks on vaja selle määruse teksti muutus, aga sinna tehti ka väga palju muid ettepanekuid sellesse teksti. Ja üks neist, me võiks öelda, on üsna huvitav, mis muidugi põhjustab ka väga suurt jällegi poliitilist tormi, on no risk riikide riskimääratlus, mis toodi ettepanekuna sisse, et kuna varem oli siis low risk, standard risk ja high risk riikide kategooriad, siis tehti ettepanek, et teeks ka no risk kategooriad, mis oleks siis tähendanud seda, et kui tarnida materjali riigist, millel on siis no risk, siis see ühest küljest tähendab seda, et
teil oleks lihtsustatud TDS ja riskihinnang ja teiselt poolt tähendaks see seda, et riigid saaksid teha natukene vähem neid kontrolle ehk siis selle no-riski kontrolli sagedus oleks väiksem. Aga see on põhjustanud erinevates osapooltes jällegi sellist turbulentsi, sellepärast et kujutage ette, kui näiteks Euroopa Liidu sees Läti on no-risk ja Eesti peaks olema millegipärast low-risk või standard-risk riik, siis see võib põhjustada sellist riikidevahelist ebavõrdsustunnet. Või siis, kui me läheme näiteks Ladina-Ameerikasse ja Brasiilia on näiteks high risk ja mingisugune muu riik on standardrisk, siis see võib põhjustada sellist ebaselgust. Lisaks on teadmata see, et täpselt, et mismoodi need riikide riskikategooriad siis kujunevad. On olemas küll kriteeriumid selleks hindamiseks, aga seda hindamist teeb komisjon ja et missugune see lõpuks see kokkulepe on, et kas kõikide saaduste osas on üks ja sama risk või siis on erinevate saaduste kohta erinev risk, see on nii-öelda teadmata. Et ma väga loodan, et siin detsembri lõpuks natuke selgust jälle tuleb juurde. Et siis saame jälle teada, mis siis või kuidas edasi. Minnes natukene selle määruse juurde ise, hästi oluline osa on, muidugi kogu määrus on oluline, aga oluline osa selle nii-öelda idee mõistmisel on artikkel 2, kus on erinevad mõisted. Ja mis asi on siis metsade raadamine EUTR-i mõistes? Seda tuleb aru saada, et üldjuhul me oleme Eesti kontekstis raadamisena mõistnud metsamaa muutmist mõne muu kasutuse eesmärgi jaoks, infrastruktuuri rajamiseks või kas või kraavide puhastamiseks, et antakse nii-öelda raadamistjäätis, eks ole. Aga EUTR-i mõistes on raadamine vaid metsamaa muutmine põllumajanduslikult kasutatavaks maaks. Ehk siis see on hästi oluline aspekt, mida siis arvesse võtta, kui te hakkate oma materjalide või toodete päritolu tuvastama ja tegema seal riskianalüüsi, et oleks aru saada, mille põhjal see riskianalüüs tehakse ja et kas see raadamise võimalus on seal olemas või kas on raadamine siis EUTR-i mõistes tehtud. Ma ei ole päris kindel, kas Eesti seadusandlus kuidagi korreleerub tulevikus selle EUTR-i mõistete osas. Võib-olla seda tehakse, ma ei ole päris kindel, aga võib-olla ka ei ole see otseselt vajalik. Oluline lihtsalt see, et oleks aru saada, mis asi on raadamine EUTR-i mõistes ja teha oma tegevused sellest järeldades. Ja üks väga oluline mõiste veel, et nagu ma alguses mainisin ka, see EUTR-i määrus on loodud selleks, et vältida nii raadamist kui metsade degradeerumist. Ja degradeerumine siis EUTR-i mõistes on metsasuse struktuuri muutused, ehk siis metsade vaesustumine, mida siis nende saaduste tootmisel peab vähendama. See on hästi keeruline osa ka, et kui me nüüd raadamist saame hinnata selle põhjal, et me vaatame nii-öelda kuskil ühte pilti, kus on mets kasvab ja siis vaatab mõne aasta järel seda sama pilti ja näeme, kas seal on tee või põllumaa, pigem põllumaa siis või ei ole põllumaa või on siis metsamaa, siis me võime öelda, et okei, et see materjal ei ole raadamisega seotud. Aga degradeerumine on palju pikemaajalisem protsess ja seda niimoodi otseselt hinnata on ülimalt keeruline minu hinnangul. Et see tähendab seda, et igasugune degradeerumise risk
ja seda hinnata siis selle materjali päritolu alusel on väga raske. Loomulikult seda tuleb teha, sest EUTR-i määrus seda nõuab. Ja kuidas seda teha, eks seal peab olema loominguline, aga ma ütlen, et see on keeruline. Nii, üks põhiline asi selle EUTR-i juures on DDS ehk siis due diligence system ehk eesti keeles võiks olla hoolsusmeetmete süsteem. Ma otsisin sellele paremat sõna, ma ei leidnud. Mida see eesti keeles tegelikult võiks tähendada seda, on see, et te arvestate sellega, et teil on olemas teatud tegevused või teatud suunised oma ettevõttes, millega on tarvis tegeleda. Näiteks selle DDS-i väga olulised 3 aspekti on informatsiooni kogumine, riskide hindamine ja riskide maandamine. Nüüd, me toome siia sisse BFC ka, sellepärast et see on BFC korraldatud seminar. Ma mainin selle ära, et BFC-l on nüüd uus EUTR-i moodul, mis tegelikult aitab päris hästi DDS-i süsteemi hallata, seda luua isegi ja üleval pidada. Ma tõin siia väikese märkenurka ka selle kohta, et mis on siis BFC EUTR-i sammud, mis aitavad siis ettevõttel seda EUTR-i koostada, hallata. Ka teised sertimisasutused on pidanud, mitte asutused, aga pigem skeemid, sertimisskeemid nagu FSC, SPP meile tuntumad, on pidanud EUTR-i nii-öelda arengutega enda tegevust kohandama. Sest me oleme tihti või teie olete tihti sellises olukorras, kus teil on teatud vabatahtlik tarneahela sertifikaat, siis tuleb teatud määrus ja siis tekib küsimus, et kas see sertifikaat või serditud materjal aitab automaatselt selle määruse tingimusi täita. Ja õnneks BFC on teinud väga head tööd ja suhteliselt kiiresti, ma ütleks, et siin ikkagi super kiiresti on võetud need samad EUTR-i nõuded ja integreeritud BFC tarneahelate ja ka metsamajandamise süsteemi, mis aitavad neil ettevõtetel eelkõige, kelle jaoks BFC tarneahela sertifikaat on oluline, täita päris hästi EUTR-i tingimusi. Ma tulen natukene sügavamale, lähen nende DDS-i nii-öelda osadesse, et need, kellel BFC ei ole oluline või ei ole tarvis BFC-d, ka neil on oluline see, et DDS oleks olemas. Ma arvan, et BFC ei keela kasutada oma DDS-i süsteemi võimalusi, et luua eraldiseisev DDS, eks ole. Need, kellel on oluline BFC sertifitseeritud materjal või toode, need kindlasti leiavad, et BFC EUTR-i moodul on kasulik integreerida oma süsteemi. Aga läheme natukene siia, ütleme, DDS-i sisse, et mis asi see tegelikult on. Ma üritasin sellest luua sellise pildi, eks. Esimene väga oluline aspekt siin juures on informatsiooni kogumine. On oluline see, et teil oleks olemas kõik vajalik info selle saaduse kohta. Üldiselt täna on enamik sellest infost juba olemas. Kui te tellite materjali, siis teil on olemas kirjeldus, mis asi see on, mis tüüpi see on, eks ole, see materjal, tarnija nimi, aadress, email, kogus on üldiselt olemas mingisuguses vormis. No, päritolurüki juba ei pruugi olla. Varumise aeg või vahemik ka ei pruugi olla.
aga valdav osa sellest infost on teil olemas. TDS-i raames oleks teil tarvis mõelda läbi, kuidas te täna seda infot kogute. Minu kogemus ütleb, et kui tuleb arve, siis sisestatakse see info kuhugi süsteemi, kas see on Excel, see on mingisugune BFC mingi tabel, krediiditabel või see on mingi raamatupidamisprogramm. Tuleb mõelda läbi, kas EUDR-i mõistes kõik informatsiooni aspektid on seal olemas. Ja kas see on mõistlik sinna konkreetsesse kohta sisestada, kui te seda teete. Kuidas seda säilitatakse? Nõue on see, et 5 aastat peavad olema need dokumendid säilitatud. Eestis üldiselt on see kohustus vist isegi pikem, 7 aastat säilitada olulisi dokumente vähemalt. Siis kas see info on selge ja lihtsasti kättesaadav? Mis moel te selle info saate oma tarnijalt? Kas see on mingi PDF, tuleb see mingi oma tehtud arve, on see mingisugune akt või e-arve, et see võib olla väga erineval kujul tegelikult see info. See võib olla osaliselt saadetud ühe dokumendiga, osaliselt teisega, emaili kaudu. Et võib-olla on selles natukene parandamisvõimalust, et kuidas see info teil tuleb kliendi või tähendab tarnija käest. Ja kuidas see sobitub teie olemasolevasse süsteemi, teie IT-süsteemi see informatsioon, sest info kogumine TDS-i mõistes on hästi oluline, mis kujul seda infot kogute. Ma tulen hiljem riski hindamise juurde ja see, kuidas te infot kogute, on hästi oluline edasistel tegevustel, et efektiivsemalt seda riskihinnangut teha. Paremal on kirjas need infoosad, mis on vajalikud siis EUDR-i jaoks. Ja nagu ma mainisin, saaduse kirjeldus, eks ole, see võib olla ümarmaterjal, eks, väga üldine või siis saevmaterjal või siis pakkepaber või ükskõik, mis kujul ta täna teil on. See võib olla üsna abstraktne, see kirjeldus, aga minu soovitus on see, et tasuks seda kirjeldust natuke modida sinna suunas, kuidas EUDR seda sätestab. EUDR-is on lisa nende saaduste kohta, mis siis EUDR katab ja seal on puidu kohta olulised nii-öelda read ehk siis missugused saadused on puiduliste toodetega seotud. Mõistlik oleks siduda see teie ostetud materjali kirjeldus selle määruse kirjeldusega mingil moel, et te saaksite aru, millega siis EUDR-i määruse mõistes on tegemist. See on hästi oluline see, et liigitada see teie ostetud materjal määruse sellise koodiga. See lihtsustab teie elu tulevikus nii riskihindamise mõttes kui ka muul moel. Et näiteks kui te loote neid referentsnumbreid, siis on oluline ka see, et teil oleks ülevaade, missugused saadused teil nii-öelda sisse tulevad, millised välja lähevad. Hästi vahva asi on materjali päritolu koordinaatide tasemel. Sellest aspektist me võime rääkida hästi kaua. Ma ei teagi, millest alustada. Ma tõin siia ka niinimetatud referentsnumbri juurde. See tähendab seda, et kui te impordite saadusi Euroopa Liidu sisse, siis või toote turule ka Euroopa Liidu sees, siis teie kui turustaja peate omama siis emba-kumba, kas siis materjali päritolu koordinaatide tasemel või referentsnumbrit, mille te saate siis Euroopa Liidu informatsioonisüsteemist. Päritolu koordinaatide tasemel on selle jaoks vajalik, et hinnata või saada aru, kust kohast see materjal on tulnud, et seda ära kasutada siis hiljem riski hindamises. Euroopa Liidu informatsioonisüsteem või IT-süsteem võimaldab sisestada koordinaatide tasemel materjali päritolu. Näiteks te ostate 1500 kilogrammi mingisugust
asjaomast saadust, mille päritolu on X ja Y koordinaadid. IT-süsteemi saate kanda siis selle 1500 kilogrammi sisse, panete sinna need päritolu koordinaadid juurde ja saate genereerida omale TDS statement'i, mis on siis oluline selline deklaratsioon, mis ütleb, et see 1500 kilogrammi saadust on raadamisvaba. Selleks, et TDS statement efektiivselt teha ja olla kindel, et te seda deklareerida saate, peab olema tehtud efektiivselt riski hindamine, mis tuleb järgmises osas. Ja ma natuke lähemalt räägin ka sellest. Et ühesõnaga, natuke kordan ennast, aga materjali päritolu koordinaatide tasemel või referentsnumber on hästi oluline. Tarnija nimi, aadress, email, kogus üldiselt selle IT-süsteemi sisse tuleks panna kilogrammides, võib kasutada ka mõnda teist harmoniseeritud ühikut, näiteks kuupmeeter, aga eeldatakse, et oleks kilogrammides see asi seal kirjeldatud. Päritoluriik, see tuleb seoses siis selle koordinaatide kaudu, eks ole. Ja info, mis kinnitab toode on raadamisvaba, selle te peate siis saama läbi tõenäoliselt oma riskihinnangu tulenevalt, ehk siis missugune info seda tõendab, et see toode on raadamisvaba. Ja sinna juurde ka seesama EUTR-i osa, mis kinnitab, et toode vastab päritoluriigi seadustele. See on hästi keeruline. Täna ma lugesin, Flect litsents võimaldab seda seadust legaalsust nii-öelda tõendada, aga paraku kolmandast maailmast on ainult Indonesial see litsentsi andmisvõimekus. Seal on küll rida erinevaid eksootilisi riike, mis on nii-öelda järjekorras, et nemad saaksid selle Flect litsentsi endale, aga see põhiline eelis sellel Flectil oleks siis see, et see tõendab, et nendest riikidest pärit saadus on seaduslik siis selle EUTR-i jaoks, et täna, kui enamus riikidel seda Flect litsentsi ei ole, siis on päris keeruline tõendada, et see toode vastab päritoluriigi seadustele. Nüüd riskide hindamine. Siin keskmises tulbas ma tõin välja põhilised riskikriteeriumid, mis on siis määruses ka kirjeldatud. Need on need, mille alusel te siis oma tooteid peaksite või nende saadusi peaksite hindama. Mul on siin kirjaviga. Kas asjaomane saadus on toodetud pärast 31. detsembrit 2020? On see tähtaeg ehk siis 1. jaanuarist 2021 raiutud materjal ja sellest toodetud saadused peavad olema raadamisvabad. See on üks väga konkreetne nõue, mida tuleb täita. Ma tean, et see põhjustab kõigis või mitte kõigis, aga paljudes sellist segadust, et kuidas see on võimalik. Ma arvan, et siin tuleb vaadata erinevaid case'e erinevalt, ehk siis lähtuda konkreetsetest juhtumitest. Aga see riik, või tähendab see kriteerium siin, kui te ei tea, siis ta on kõrge risk teie jaoks, seesama aspekt. Kui te teate, et ta on toodetud, siis tuleb järgmised tegevused. Kui ei tea, siis järgmised ja kui ei, siis järgmised. Ja võib-olla natuke segane, aga põhimõtteliselt te peate hindama siis seda toodet vastavalt nendele kriteeriumitele. Kas asjaomane saadus on toodetud alal, mis on selle tootmise käigus raadatud? Ei tea, jah. Kui te teate,
et see on jah, siis see on nii-öelda kõrge risk, eks ole. kui ei, siis on madal risk. kas asjaomane saadus on toodetud alal, mis on selle käigus degradeerunud? kui on jah, see on kõrge risk, kui on ei, see on madal risk, kui on ei tea, tõenäoliselt kõrge risk. ja nii edasi. Need on need nii-öelda riski aspektid, mida peaksite siis hindama oma TDS-i riski hindamise käigus. ja selle eesmärk, selle riski hindamise eesmärk on tuvastada riskid ja nende riskide, kõrgete riskide maandamine madalaks, et te saaksite neid materjale siis kasutada ja müüa. Üks, mida ma mainisin, on päritoluriigi riskitase. see aitab teie riskihinnangut teostada. noh, näiteks seesama no risk riigi hinnang või siis low risk või high risk, see aitab teil kaasa sellisele määratlusele, et kui teatud riigist te ostate materjalid, siis kui selle riigi riskitase on madal, siis teie riskihinnang saab olema ka natukene leebem või teistsugune võrreldes mõne kõrge riskiga riigiga. ja ma panin siia kirja ka, et kasutada tuleb kõikvõimalikke andmeid, mis tähendab seda, et kogu internet on nii-öelda kättesaadav, kõiki selliseid andmeid on võimalik kätte saada, kui usaldusväärsed need on, kui objektiivsed need on. no see sõltub ja see tuleb töö käigus, et esialgu tõenäoliselt tundub see riski hindamise kriteeriumite rida üsna abstraktne. aga need on need põhilised osad siis sellest määrusest, mida oleks vaja arvesse võtta. ja nüüd, kui te olete need kriteeriumid läbi hinnanud, loonud sellele hinnangu ehk siis kas see on konkreetselt kõrge risk või madal risk, siis sellele vastavalt tuleb teostada siis tegevused ehk riskide maandamise tegevused, tööta välja efektiivsed maandamismeetmed, eks see on see nii-öelda järgmine ülesanne, mis siis tuleb teha. riskide maandamine võib olla hästi erinev, see sõltub tootest, riigist, tarnijast, erinevatest aspektidest. no näiteks seesama esimene asjaomane saadus, et kas ta on toodetud pärast seda kuupäeva. üldjuhul, kui laos seisab teatud materjal, mis on 2 aastat vana, tänase seisuga võib-olla 3, siis üldiselt ei ole teadlikkust olemas selle kohta, mis ajal see materjal on lõigatud või kas ta on pärast seda kuupäeva või enne kuupäeva. mida te saate teha, on loomulikult küsida tarnijalt selle kohta lisainformatsiooni. võimalusel või vajadusel on võimalik tarnijat auditeerida kas ise või kolmanda osapoole poolt selle kohta, et saada aru, mismoodi nende tootmissüsteem üldse käib, missugune on see ajaperiood siis nii-öelda raiest kuni selle toote valmimiseni, et läbi selle hinnata, kas see teie materjal võiks olla siis enne või pärast seda toodetud. miks see oluline on see, et kui ta on enne seda perioodi toodetud, siis EUDR temale ei rakendu, kui pärast seda perioodi toodetud, siis EUDR rakendub. kindlasti võib uurida või mõelda selle peale, et kas sellel tootel või saadusel on mõni sertifikaat, mis aitaks ehk mingisuguseid riske, võib-olla mitte konkreetselt seda ajaraami tuvastada, aga mingisuguseid riske maandada. ja kui on teada see päritolu piirkond, võib olla oluline üldine lähenemine, et näiteks Soomest on see materjal tulnud, te teate seda, et Soomest on tulnud, aga millal lõigatud on, ei tea. Siis on võimalik teil näiteks valideerida see protsess, et teie ostetud materjali tüüp
varutakse sellisest metsatüübist, mis tõenäoliselt ei ole raadatud või mida tõenäoliselt ei raadata. Et sellise mõttekäigu või sellise arutluse või sellise riskihinnangu käigus võite jõuda sinna, et isegi kui see materjal potentsiaalselt on toodetud pärast seda kuupäeva, siis ta on EUTR-i mõistes madala riskiga, sest te saate need teised riskikategooriad madalaks hinnata. Tõin siin välja punkt 6, riski hindamine, see on pärit BFC uuest EUTR-i moodulist, mis on üsna põhjalik, ma võiks öelda, mis võtab arvesse neid samu minu välja toodud riskikategooriaid samamoodi ja aitab siis läbi BFC süsteemi riskihinnanguid kujundada ja seeläbi võimalikke maandamismeetmeid välja töötada. BFC, see moodul on ST 2002-1, mis on olemas tegelikult eesti keeles. See on siis lisamoodul praegusel tarneahela standardile, et kui teil on see standard olemas ja rakendatud, siis piltlikult öeldes võtate selle mooduli juurde ja saate kaetud EUTR-i DDS-i osa nii-öelda täiendavate nõuete või täiendavate võimaluste ja tegevuste kaudu, mis aitab siis EUTR-i nõudeid täita. Oluline näiteks on see, need osad, mida ta siis täpsemalt aitab teha, on siis erinevad tarneahela nõuded, näiteks BFC-l on loodud oma EUTR-i väidete süsteem, mis võib tulevikus täiesti adekvaatne olla, siis kui paljud organisatsioonid juba näiteks leiavad seda, et BFC süsteem aitab efektiivselt seda EUTR-i koormust kanda. Täiendavad TDS-i nõuded on aga tegelikult on nad suunised võib-olla, kuidas seda TDS-i teha siis BFC süsteemi sees. Ja dokumentide haldamise nõuded ehk missugused vajalikud dokumendid peaksid olema olemas, kuidas neid uuendada, missuguse vahemiku kaupa neid dokumente hallata ja uuendada, üle vaadata selleks, et see süsteem oleks piisavalt adekvaatne ja töötaks. Ma tõin siia välja ka BFC Sustainable Forest Management Standard for EUTR, mis on minu arvates üks väga oluline aspekt. Nimelt BFC loob võimaluse tulevikuks sellise, et BFC metsamajandamise sertifikaadiga ettevõtted saavad deklareerida seda, et nad vastavad, et nende aladelt varutud materjal on raadamise ja degradeerumise vaba. Kuna ma ise olen BFC metsamajandamise audiitor ka, siis ma näen seda väga head potentsiaali läbi selle mehhanismi lihtsustada eelkõige metsamaterjali sellist EUTR-i päritolu või EUTR-i riski maandada. Sest et esiteks on Eesti kontekstis, aga ka kogu Euroopa kontekstis näiteks on päris palju metsamaad BFC sertifitseeritud. Kui kohalikul tasandil suudetakse need rahvuslikud standardid EUTR-i nii-öelda mõistes kohandada efektiivselt, siis see tähendab seda, et suured alad metsa varumise mõttes ja EUTR-i riski mõttes muutuvad madalaks. Ja kui sinna võtta veel juurde seesama tarneahela moodul, siis see tähendab seda, et metsasaadused BFC serditud metsadest muutuvad madala riskiga. No loodetavasti, eks ole, et on võimalik neid madala riskiga siis määratleda
mis lihtsustab päris palju ka edasiste tarneahelate tööd, kuna neil on juba see kindlus olemas, et okei, see on BFC, see sobib, referentsnumber olemas, TDS statement on ka lihtsam teha, kui sul on BFC sertifitseeritud materjal ja see annab päris häid võimalusi siis tarneahela liikmetele edasi toimetada. Versus see, et ei ole seda võimalust, et peab tekitama siis keegi tarneahelast, tegema riskihinnangu selle ala kohta, koguma päritolu, selles mõttes tegema referentsnumbrid, et see on palju keerukam ja aeganõudvam protsess. Et selles mõttes jah, mul on hea meel, et BFC on lähenenud sellises võtmes ja see on hästi loogiline. FSC niimoodi teinud ei ole, kes teab, siis FSC-s on natukene teine mehhanism, nendel ei ole metsamajandamise rahvuslikku standardit, vaid on nii-öelda sellised kohapeal modifitseeritud üldstandardid ja nemad lähenevad sedaviisi, et nad loovad siis riikidepõhised control woodi riskihinnangud ja need uued control woodi riskihinnangud peavad olema siis vastavuses EUDR-i nõuetega. Ka Eestis minu teada luuakse uut control woodi riskihinnangut, mis aga tähendab seda, et FSC süsteemis on võimalik EUDR-i tingimusi täita läbi control woodi riskihinnangu ehk siis saada control woodi materjal siis selliseks EUDR-ile vastavaks loodetavasti tulevikus. Ja ka tegelikult SPP on sinna suunas liikumas, ka nemad on loonud oma uue rahvusliku riskihinnangu, mis EUDR-i aitab täita. Nii et tegelikult need 3 põhilist sellist skeemi on töötanud selle nimel, et nende skeemi kasutamine võimaldaks lihtsustada EUDR-i nõuete täitmist, aga BFC läheneb sellist hästi loogilist rada pidi. Kui nüüd lugeda seda EUDR-i moodulit, õnneks Eve on teinud head tööd või keegi on selle hästi ära tõlkinud, et see on eesti keeles olemas, siis see võib tunduda esmapilgul selline keerukas, aga tegelikult kui võrrelda seda või võtta EUDR-i määrust kõrvale, siis ei ole see väga keeruline. Ja kes vähegi on BFC-ga kokku puutunud, siis seda on üsna okei rakendada. Mis puudutab siis nüüd seda akrediteerimist või kuidas seda rakendada, siis meie oleme nagu selles BEM certification nagu on sellel teel, et me saaksime omale õiguse siis seda uut moodulit auditeerida ja uusi sertifikaate väljastada. Ja ma loodan, et see nüüd siin mõne kuu, tõenäoliselt uue aasta esimeses pooles võiks juhtuda, et me saame ka seda juba hakata auditeerima. Et see võtab natuke aega. Seesama EUDR-i moodul on BFC kodulehel ilusti kättesaadav, seal on hästi palju muud infot ka selle BFC lähenemise osas ja üleüldse EUDR-i rakendamise osas. Miks see EUDR üldse on nagu selline lendu läinud või kuidagi hästi tõsine teema, on see, et ühest küljest on ta keerukas, seal on segadust palju, ei tea, kuidas seda teha, mida teha, kuhu minna nii-öelda. Aga teisest küljest määrus ütleb, et ka väga märkimisväärsed trahvid on võimalik määrata ettevõtetele, kui nad ei täida EUDR-i tingimusi. Eestis on vähemalt puidutoodete osas siis Keskkonnaamet pädev asutus, kes peaks organiseerima nende kontrollide, jälle kirjaviga, sagedust. Täna on nagu määrusest loetav see, et
või noh, ütleme selline lähenemine on see, et kui te toote ja deklareerite materjale siis suure riskiga riikidest, siis 9% nendest ettevõtetest, kes siis on suure riskiga riikidest toonud materjale, peaksid olema kontrollitud aasta jooksul. Kui on tegemist standardse riigiga riikidega ja sealt toodud materjalidega, siis on 3% saadusi käitlevatest ettevõtetest nii-öelda tuleb kontrollida ja nii edasi. Kui on no risk ja see läheb läbi, siis on 0,1% ettevõtetest vaja kontrollida. Missugune see valim on, kuidas see tuleb, seda ma ei oska öelda, tõenäoliselt on seal erinevad nii-öelda riskid, mida arvesse võetakse nende ettevõtete nagu valimisel, kes siis kontrolli lähevad. See on nii-öelda üks pool. Aga mis minu arvates on hästi-hästi oluline või tõsisem pool on see, et kontrollitakse TDS statement'i ja viitenumbri olemasolu ka tollides või tollisüsteemis. Ja see on selles mõttes tõsine, et kui materjal tuleb väljastpoolt Euroopa Liitu või millegipärast ta liigub Euroopa Liidu sees ka tollist läbi, siis ei pruugi toll seda materjali vabastada enne, kui see viitenumber ja TDS statement on olemas. Ja see võib põhjustada väga suuri probleeme, rahalisi kaotusi, teadmatust, segadust, kõike. Et see on minu arvates üks selline asi või selline aspekt, mida meil ka Eestis tuleb hästi järele vaadata ja rääkida Maksu- ja Tolliametiga, et kuidas nemad seda näevad, mis on nende lähenemine, kui palju nad teevad koostööd muude riikide tolliasutustega, kuidas seda kontrollitakse ja nii edasi, missugused on nende lähenemised, kui näiteks seda viitenumbrit ei ole. Et see on potentsiaalselt väga ohtlik asi mõnele ettevõtetele just nii-öelda selles osas, et kui seda kaupa nii-öelda kätte ei saa, siis see võib tekitada hästi suuri probleeme. Ja muude saaduste puhul, nii palju kui minul infot on, siis on veel teadmata, et mis saab siis nende samade veiste ja kakao ja kohvi ja teiste saadustega, et kuidas kes on nende osas nagu pädev asutus. Ma arvan, et see on Põllumajandus- ja Toiduamet, aga võib-olla Rauno saab seda kommenteerida. Ja üldises mõttes, mida siis pädev asutus kontrollib, ma lähen natuke isegi võib-olla Rauno Pärusmaale, aga üldiselt kontrollitakse seda, kas on TDS olemas, kuidas seda tehakse, riski hindamist, missugused on need riskivähendamistoimingud ja meetmed, kas need on piisavalt efektiivsed. Kindlasti kontrollitakse ka erinevaid dokumente nende toodete kohta, mis peaksid siis EUDR-ile vastama. Ja üleüldine põhimõte on see, et kontrollitakse siis selle saaduse vastavust EUDR-i tingimustele. Ja ma ütleks, et see parempoolne asi nii nende kontrolli sageduste kui ka tolli küsimuste osas on tekitanud tõenäoliselt Euroopas suurte ettevõtete seas just sellesama probleemi või sellesama vastuseisu EUDR-ile. Et koos teadmatuse, koos segadusega võib see asi olla mõnele ettevõtetele päris ohtlik. Ma üritasin tuua ka välja mõned probleemkohad või analüüsida natukene, mis siis nagu praeguseks toimunud on, et tuua välja võib-olla probleem, selgitus ja näited ja potentsiaalsed lahendused ka, mis mina arvan võiksid töötada. Kindlasti see ei ole lõplik nimekiri.
nii probleemidest kui lahendustest. aga hästi palju on teemaks olnud, mis saab siis, kui materjalide jälgitavus ei ole tagatud läbi tootmise, eks kui ei ole võimalik jälitada ühe ühiku tootmist, saematerjal, saeveski näiteks või hakke või peleti tootmine, noh, ilmselgelt seal ei ole võimalik seda teha. Ja massibilanssi ka kasutada ei saa, et missugune see lahendus võiks siis olla, et EUTR-ile vastavus oleks olemas. üks võib-olla niisugune kõige lollikindlam lahendus on see, et tagage, et kõik sisendid oleksid EUTR-ile vastavad. Sellisel juhul ei teki ohtu, et oleks nii-öelda saastatud materjale teie tootmises. No kindlasti võib ka mingisugused füüsilise eraldamise mehhanismid, kui see on vähegi võimalik, rakendada. Aga ma olen aastate jooksul näinud, et pigem selline füüsiline eraldamine teatud materjalide osas on keeruline või ei ole efektiivne. Siis on hästi oluline selline info liikumine, ehk siis kui teil on sisse tulev materjal ja väljavinev materjal, et kuidas see info kogumine, kuidas see infovahetus seal käib, et see oleks selge ja ka kogused oleksid selged, et a la X tonni materjali teatud perioodi jooksul tuleb EUTR-ile vastavalt sisse ja mingil hetkel läheb välja, et see selgus oleks parem võib-olla kui varem. Siis kindlasti on teadmatus siiamaani. Kuud on mööda läinud ja teadmatus on ikkagi suur. Mis tagasisidet ma olen saanud, et keegi ignoreerib või pisendab oma vastutust või ütleb, et niikuinii see ei rakendu, niikuinii see lükatakse edasi ja vaatame ja ootame, eks ole, et see tegelikult põhjustab selline ühe tarneahela osalise passiivsus võib põhjustada ka teistes sellist segadust, ja võib-olla ei saa koostööd nii hästi teha. Kindlasti on infot on palju, seda on keeruline leida. Ja see on võib-olla ka selline kontekstiväline info, mis keskendub võib-olla mingisugusele osale sellele EUTR-ist, aga tegelikult võib-olla mingi muu kontekst on sealt puudu, et see võib ka olla selle info selline segaduse tekitaja. Ja kui nüüd me räägime tarnijate ja klientide ja tarneahela vaheliste suhete osas, siis kindlasti EUTR muudab neid, ma usun, et see suhtlus juba muutub. Kindlasti oleks mõistlik lepingud ja kokkulepped, dokumentatsiooni edastamine selles võtmes üle vaadata, eriti kui teie riskihinnang tuvastab näiteks seda, et teil ei ole võimalik mingit informatsiooni saada, ehk siis selles osas on vaja need lepingud ja kokkulepped vaadata üle, et te saaksite sinna info kätte. Ja kindlasti, kui te tunnete, et teie klient või tarnija tahaks teada EUTR-i kohta rohkem, aga võib-olla ei tea või ei oska teada või vaadata kuskilt, et siis on, ja ka teie teate, siis suunake neid näiteks kuhugi koolitusele või seminarile või võite neid ise koolitada, kui teil on see teadmine olemas. Siis täna võib-olla kõige suurem probleem üldse on tarnijad ei suuda vajalikku infot anda või ei taha, eks ole, et kui need on keegi vahendaja ja toob kuskilt X riigist mingit plaati, ilmselgelt tal ei ole seda päritolu infot täna, siis ta ei ole harjunud seda koguma. Ja mis siis saab, eks ole, võimalused on see, et te võtate uue tarnija, kes suudab seda infot anda, võimalusel võib-olla mingisugused uued kokkulepped, sõltub teie läbisaamisest, sellest nii-öelda võimupositsioonist. Samas tarnija auditi ka, eks.
et on võimalikud, et kui tal näiteks või tootjal või vahendajal on mingisugune sisemine error, et ta ei suuda teile infot anda, siis on võimalik teil nii-öelda auditiga kinnitada seda, et kas tema süsteem on piisavalt võimekas, et tulevikus näiteks seda infot anda. Loomulikult tarnija vahetus tõenäoliselt on väga keeruline hinna ja muude tingimuste tõttu, aga kui võtta sinna kõrvale see, et teil on oht EUDR-ile mitte vastata tänu sellele, et keegi teile seda infot ei anna, siis tuleb neid riske võrrelda omavahel ja teha otsused. Kindlasti on oluline ka see, et tuleb teie tarnijale öelda, kui ta on vähegi Euroopa Liidu organisatsioon, et ka tema peab täitma EUDR-i tingimusi, mitte ainult teie ei ole selle eest nii-öelda vastutavad, vaid ka tema on. Ja temale kohaldavad samamoodi need nõuded ja kontrollikohustus on tal, või tähendab, võib temale kontroll tulla ja nii edasi. Et ei ole üksinda siin selles tarneahelas, kes selle eest peab hoolitsema, selle vastavuse eest. Hästi suur oluline osa on ka säilitatavate dokumentide bürokraatia kasvav maht, sidusus, haldamine ja lisakoormused. Et see on nagu tõenäoliselt selline igapäevane probleem, mitte ainult EUDR-iga seoses, vaid ka kõikide muude seaduste ja normide karmistumise osas. No mingi X näide sellest, et teil on koorem, mis sisaldab 190 päritolu koordinaati, eks ole, ja siis teie peate sellega hakkama haldama, tegema referentsnumbri selle alusel. Et kas see on päris mõistlik, et kui te näete, et see tarnija on, tegelikult saaks selle näiteks selle DD statement'i ise teha, saaks ise selle referentsnumbri sinna juurde panna. Siin sõltub ka sellest kontekstist, kui me räägime Eestis asuvatest metsa ülestöötamise ettevõtetest näiteks, kes võib-olla ostavad raieõiguse ja müüvad näiteks, siis nemad saavad ju selle DD statement'i ise otse teha kõige lihtsamal moel. Või noh, sellisel juhul tuleb mõelda, kus see tarneahelas see kõige optimaalsem koht on, et vähendada teiste tarneahelate nii-öelda halduskoormust. Et ma olen tähele pannud, et täna on väga aktiivsed need tarneahelas just kaugel olevad ettevõtted, kes töötavad seal juba peaaegu et lõpptoodetega ja siis nendel on see ülesanne minna siis tarneahelas tagasi metsatasemele, et valideerida siis see päritolu, mis on tihti võimatu ja ka ebamõistlik. Et selle asemel, et tegelikult võiks juba needsamad tarneahela alguses olevad organisatsioonid tegeleda sellega, et saada need baasinfo kätte ja teha riskihinnangud ja anda tarneahelasse sisse juba sellist nii-öelda legaalset või vastavat materjali. Siin ongi tegelikult see BFC roll on hästi hea, et BFC nagu fokusseerib oma selle EUDR-i lähenemise siis juba sinna nii-öelda metsatasandile algusesse. Et see on hea. Automatiseerida andmete liikumine. Jah, seda on võimalik teha, aga tihtipeale on need andmete edastamised, liikumised niivõrd juurdunud inimeste töösse sisse, et seda on kardinaalselt võimalik, hästi raske muuta tõenäoliselt. Et see on võib-olla üks probleemkoht, mida saaks kuidagi lahendada, aga kindlasti on ka see keerukas. Investeerige innovatsiooni, mul on väga hea öelda siit, et hankige endale head ja paindlikud IT-lahendused. Reaalne elu on teistsugune, reaalne elu on see, et teil on kasutusel väga erinevad tõenäoliselt süsteemid. Laosüsteem on üks,
PFC süsteem on teine, siis on raamatupidamisprogramm on kolmas, et need omavahel saada nii-öelda sünkroniseerima võib olla täiesti keeruline teha. Ja olen kohanud ka sellised juhtumid, kus ostetakse sisse justkui hea IT-lahendus, mis esmapilgul tundub töötavat. Ja siis, kui sinna on vaja mingi muudatus teha, siis on jälle 10 000 eurod juurde iga liigutuse eest, et paraku see niisugune IT-arendus ei, ma arvan, tihtipeale ei pruugi töötada nagu teie kasuks, et seda tasub nagu läbi mõelda. Võib-olla mingi mõnes olukorras see otsus, et kas võtta uus inimene tööle, kes hakkab andmeid vahetama, või teha see otsus, et me lähme automatiseerimise teed, me hoopis investeerime kuhugi IT-lahendusse, mis aitab meil neid andmeid automaatselt kuidagi hallata, paremini töödelda. Siin on kindlasti otsustuskoht ka selles, et missugune see ütleme, sotsiaalne mõju sellele on, et kas me siis asendame IT-lahenduse inimesega ja kui pikalt see ära tasub, kas me võtame 5 aasta perspektiivi, 10-15 aasta perspektiivi, et need küsimused kindlasti hästi olulised iga koosoleku laua taga. Halduskoormuse juures on oluline ka see TDS-ide optimeerimine. Ma tean, et paljudel ettevõtetel siin on hästi palju sertifikaate, erinevad võimalikke sertifikaate, kellel võib-olla enamikel on TDS-i süsteemid juba sees. Optimeerimine kindlasti on oluline, kuna see TDS-i põhimõte on enamasti üks sama. Kui me räägime EUDR-i TDS-ist, siis ta ei erine väga palju FSC, BFC või SPP TDS-ist üleüldises mõttes, et on võimalik seesama TDS komplekt nii-öelda kokku lükata. Et seda tasub kindlasti läbi analüüsida ja mõelda, et see oleks lihtsam. Kindlasti tuleb neid uuendada järjepidevalt. Tõenäoliselt oleks mõistlik igal aastal, ka standardid nõuavad seda, et igal aastal üle vaadata oma süsteemi toimimine, kas seal annab midagi parandada, kas seal annab midagi optimeerida. Ma olen siia pannud chat GPT ka, kui tõesti muud moodi ei saa, siis see aitab. Google aitab, erinevaid lahendusi on olemas, saab internetist leida, aga näiteid on erinevaid ettevõtteid, kes tegelikult pakuvad TDS ka iseenesest. Paljud aga ei paku seda lõpuni välja või sellist nii-öelda rätsepa lahendust ei paku, vaid pakuvad mingeid üldiselt suuremaid lahendusi. Nii et see on nagu selline, või minu sõnum siin on jah, see optimeerimise koht. Kui teil on mitu TDS-i, peate erinevaid süsteemi üle hoidma, siis seda on mõistlik optimeerida ja kokku lükata. Nii, müütide levimine. Viimase aja müüt on selline, et kui Trump tuleb võimule, siis rohepööre ei pööra enam ja ongi kõik, et siis nii-öelda selle kinni. Eks näis, elu näitab, et need müüdid levivad igatepidi ja neid on olnud ja tõenäoliselt tuleb veelgi. Ma arvan, et parim nii-öelda ravim nende müütide vastu on enda teadmiste suurendamine, samuti koostööpartnerite teadmiste suurendamine, et mida teadlikum te ise olete, seda enam te saate ise hinnata, et kas need müüdid ja väited ja uudised on kohased või mitte. Suhtlemine ka tarnijatega, eks ole, või klientidega, et kui neil on mingisugused sellised põhimõtted või müüdid või sellised natuke segast signaalid, siis tasub neid kommunikeerida. Ja nendest, ütleme, müütidest saab mööda ka ikkagi määrust lugedes selles mõttes. Üks asi on see, mida keegi kuskil oma artiklis arvab ja missuguseid järeldusi teeb. Teine on see, mis on siis määruses kirjas. Et üks on ikkagi regulatiivne, teine on arvamuslik.
probleem on olnud muidugi selguse puudus nii Eesti Vabariigis kui EL-is. Noh, see segadus on olnud selline pidev. Ma arvan, et see segadus on olnud ka nagu selles mõttes positiivne, et see on sundinud era- ja avalikku sektorit suhtlema rohkem. Ma olen seda märganud, mis meie Eesti kontekstis on, ma arvan, väga hea. Kindlasti võivad mõlemad pooled nii-öelda erasektor, riigisektor teha veelgi rohkem ja lõputult koostööd. Aga ma arvan, et EUDR-i raames, miks mitte ka mõnede teiste suuremate märkimisväärsemate otsekohalduvate määruste osas peaks riik seda oma kommunikatsioonistrateegiat natukene efektiivsemaks tegema. Just nimelt selles mõttes, et kui on mingisugune määrus, mis rakendub teatud tüüpi ettevõtetele, keda on võimalik Eestis tuvastada, et see tüüp on olemas ja neid on nii palju ja riigil on see info olemas, et siis nemad teaksid, et neile see rakendus või tähendab, see määrus rakendub. Ma näen, et see on olnud nagu selline võib-olla probleemne, et ettevõtted ei tea, et neile mingisugused siuksed Euroopa Liidu määrused rakenduvad, mis on otsekohalduvad. Ja no muidugi Euroopa Liidu ettevõtete globaalse konkurentsivõime vähenemine, see ma arvan, et see on selline tõsine nähtamatu mure. Noh, meedias lugedes on see nähtav juba teatud Kesk-Euroopas, eks. Et kui me peame või teie peate näiteks tarnijat vahetama seetõttu, et EUDR on, kohustab teid mingisuguseid nõudeid täitma, siis see võib tähendada seda, et te olete vähem konkurentsivõimelised. Ja see on nii-öelda paratamatu olukord, mis tuleb siis võib-olla meie Euroopa Liidu sellisest rohepöörde ideest, meie sellisest enda soovist panustada maailma heaolusse, aga see võib olla ka natuke klišee, kui me näeme seda, kuidas teised riigid võib-olla toimetavad ja kes nii palju ei panusta. Et see võib olla selles mõttes hästi ebaõiglane tunduda. Ja oht varimajanduse süvenemisele, ma tõin selle välja sellepärast, et on oht selles, et kui näiteks teatud võib-olla vahendajad, võib-olla kes iganes ei pruugi seda võib-olla seda referentsnumbrit saada ja päritoluinfot saada, siis võib olla kiusatus see lihtsalt sinna tekitada, eks. Ja ma arvan, et see oleks päris halb, aga see võib juhtuda. Ja siin on hästi oluline see, et tegelikult vastutus on nagu laiem, et kui teie saate sellise referentsnumbri ja saate sellise DD statement'i, siis te peaksite selle peale mõtlema ka, et kas on risk, et see võib olla võltsitud. Jah, seda on tõenäoliselt keeruline teha, sest et lihtsam on ju võtta seesama referentsnumber ja DD statement ja see lugu unustada ja minna eluga edasi. Mitte pidevalt kahelda igas numbris, igas selles taustas või igas selles DD statementis. Aga kuklas võiks see natukene olla küll, et selline oht on olemas, et keegi kuskil midagi võltsib. Kindlasti on ka võimalusi. Nagu ma alguses mainisin, Einstein ütles ka, et sellised raskused loovad võimalusi. Üks on see DDS rakendamine. Ma arvan, et kui seda teha niimoodi selliselt avatult, mõelda läbi, kuidas seda teha, mis on meie tänane olukord või teie tänane olukord, kuidas see tulevikus peaks olema, siis annab võimaluse liikuda paremas suunas, optimeerimise mõttes, efektiivistamise mõttes. Ja kindlasti annab võimaluse arendada olemasolevaid süsteeme. Ma arvan, mingil määral on ka oluline järgmise taseme suhte klientide ja tarnijatega. Et kui te olete täna võib-olla suhelnud nendega emaili ja telefoni teel,
öelnud, et mul on koorem seda ja koorem toda vaja ja kuna sa saad tuua ja palju see maksab, siis täna või kui EUTR nüüd rakendub, siis enam nii ei saa, et sinna juurde peab käima veel asju. Et see muudab küll tõenäoliselt teie jaoks selle asja bürokraatlikumaks, aga teisest küljest võib-olla see annab siis mingisuguses suhtluses nagu mingisuguseid positiivseid aspekte veel. Mis on tegelikult hästi oluline ka, on ettevõtte sisesed põhimõtted ja poliitikad, eks, et kui ühest küljest te näete, et väga palju kasvab bürokraatia, kasvab igasugune kohustuste maht ja nii edasi, siis ei tohiks ka võib-olla ära unustada seda, et kui te edukalt olete ettevõttena sellega hakkama saanud, et siis tuleb endale õlale patsutada ja tuleb ka seda välja näidata, et kes kuidas seda teeb. Mõni teeb seda oma kodulehel ja on uhke asjade üle, näiteks paneb mõne sertifikaadi isegi kodulehel üles või oma kontori seinale. Ja mõni teeb suuri kampaaniaid oma jätkusuutlikkuse osas, et kuidas seda teha, eks see on teie otsustada, aga ma arvan, et kui mõelda nagu niimoodi objektiivselt, siis selline ettevõtte sisene kvaliteedi kasv on alati hea ja see aitab nagu ka tulevikus paremini hakkama saada. No kindlasti võtame arvesse ka seda, et meil on siis kollektiivselt võimalus panustada üleilmse probleemi lahendamisse ehk siis metsade degradeerumise probleemi ja raadamise probleemi lahendamisse. Noh, kindlasti on oluline ka teadvustada, et me oleme tegelikult nagu indiviidina ja riigina, Eesti riigina tegelikult oluline osa maailmast. Et me tarbime, ja selle tarbimisel on mõju, et kui me nüüd mõtleme nagu sellele kas või kohvitassile, et siis sellel tegelikult on kuskil mõju. Võttes lahti YouTube'i, vaadates, mis toimub India slummides, kuidas seal toodetakse neid samu asju, mida meie siin läbi AliExpressi ostame, siis sellel on mõju, eks ole, mida meie tarbimisel sellest mõttes ka kohvil ja muudel asjadel on mõju. Et kuidas me seda nüüd otseselt vähendada saame ja kas EUTR on see kõige mõistlikum viis, noh, see on arutelu küsimus, aga see teadvus tõenäoliselt ikkagi natuke suureneb. Ja nagu ma mainisin ka, siis ma näen seda positiivset aspekti, et riigiasutused tulevad erasektorile lähemale, see koostöö areneb, üksteise mõistmine areneb, mis on ka väga hea, et ei suhtuta enam niimoodi võib-olla üksteisesse niivõrd kaugesse asjasse, vaid mõistetakse üksteist paremini. Et meil on piisavalt väike riik selleks, et me võiksime üksteist paremini mõista. Ja ma arvan, et siin olulisemad tegevused ongi see, et ettevõtte juhtkond peab teadvustama, kõik algab sealt ülevalt, et EUTR-i nõudeid peab täitma, et noh, ei ole mõistlik seal kõrvale põigelda, et küll me siis, ma ei tea, kuidagi pääseme või Trump tuleb ja siis lõpeb kõik ära ja siis hakkame jälle selliseks tavaliseks tagasi. Ma arvan, et ühiskond on piisavalt palju muutunud selleks, et mitte 5 sammu tagasi minna. Pigem me läheme ikkagi edasi. Nüüd võib-olla see suund natukene ainult muutub. Aga see peab jõudma sinna juhtkonda, sest muidu ei toimu ka allpool eriti midagi. Kindlasti on vaja rakendada või lisaressursse. Paratamatult on need aeg, raha, kompetents. Neid on vaja juurde. Ja tõenäoliselt on ka see vältimatu, eks. TDS-süsteem tehke korda, neid saab efektiivseks muuta. Inimeste teadmisi saab kasvatada.
nagu mainisin, lepingud ja kokkulepped tarnijate ja klientidega, dokumentide ja andmebaaside sidusus ja nii edasi, et kõik need positiivsed aspektid võib-olla sealjuures. Ja siis kindlasti sealjuures veelgi ongi seesama tõenäosuse riskihindamise tegemine on keeruline, aga ma näen seda, et kui see ära teha, siis see annab võimaluse mõista oma tarnijate olemust, oma tarneriikide olemust paremini, saada aru, kus on teie jaoks need riskikohad oma tarnete seas siis EUDR-i mõistes, aga miks mitte ka muudes aspektides. Ja siis luua need riskide maandamise meetmed. Et ma arvan, et selles võtmes olete te ka tulevikus kindlasti efektiivsemad. Nii, ootame, mis veel on. Mingid lahendused on ju internetis on olemas. IOV ja SourceMap ja Global Traceability ja osad BNC Optel ja paljud teevad nendega koostööd. Tähendab, ka BFC teeb nendega koostööd. Valdavalt on nad head sellise infovahenduse osas. Paljud või ka enamus pakuvad juba häid tarneahelate jälgimise süsteeme. Mõned on tulnud ka juba oma DDS-i ja riskihindamise süsteemidega välja, mis on hea. Et kui varem seda nii väga ei olnud, siis nüüd õnneks on nagu aru saadud, et see tegelikult see EUDR-i rakendamise võtmekoht ongi seesama riski hindamine. Et kas nüüd nende teenuseid nii-öelda osta ja kasutada, ma ei tea. Neil on nendel süsteemidel kõigil oma kiiksud juures, kas nad teie süsteemidega sobituvad, seda peate uurima, kui efektiivselt nad teil oleks rakendatud. On raske kommenteerida, eks siin tuleb vaadata igasuguseid erinevaid aspekte sealjuures. Võib juhtuda ka seda, et näiteks teie sama selle DDS-i riskihinnangu juures tuleb seesama risk välja, et teil on vaja mingit jälgitavuse süsteemi paremat, mis teil praegu on. Et see on selline võib-olla IT-lahendustesse investeerimise osa. Ja ma tean, et Kaur Eestis teeb ka niisugust, töötab selle liidese kallal, kus siis on võimalik metsateatisele lisada materjali päritolu info juba, et kui see liigub tarneahelas edasi, siis on ta näiteks vastuvõtva ettevõtte väravas juba olemas see info või siis juba tuleb dokumenteeritult. See on üks võimalus, kuidas lihtsustada näiteks Eesti kontekstis seda metsast pärineva materjali siis turule laskmist ja EUDR-ile vastavust. Aga nagu ma enne ütlesin ka, tegelikult see võib-olla see DDS-i või tähendab selle DDS statement'i ja referentsnumbri osa oleks siis mõistlik mõelda, kuidas selle saaks lahendada metsa tasemel juba võimalikult alguses faasis. Siis BFC metsamajandamise standardi ja tarneahela standardite kaudu või siis otse. Siin on nagu mõttekoht, et kes ja kuidas seda saaks kõige efektiivsemalt teha. PM Certification. Me oleme eelkõige sertifitseerimisasutus, me saame sertifitseerida FSC, BFC, SPP, metsamajandus, metsa ja tarneahelad. Aga EUDR-i võtmes saame pakkuda ka väga paljusid erinevaid valideerimise nii-öelda teenuseid. Olgu see siis ettevõtte DDS-i nii-öelda ülevaatus, et kas see on piisavalt adekvaatne EUDR-i osas või siis tarnija DDS-i, kui see on olemas. Tarnijate auditid, väga head riskide maandamise meetmed. Igasugused, ütleme, sellised roadmap'id, projektid ka, mida me oleme teinud selles osas, et suunata teie tegevus sinna, et teil oleks efektiivne EUDR-ile vastavus olemas.
mis sisaldab siis juba selle andmestiku ülevaatust, sellesama info kogumise optimeerimist, süstematiseerimist selleks, et riskihinnangud oleks võimalikult viisakas või tähendab võimalikult efektiivne teha. Et erinevaid projekte me saame koos teha, et kindlasti ka igasugused koolitused just sellesama üldinfo tegemiseks. No meil on suhteliselt lai kogemus Eesti puidusektori auditeerimisel, mis annab meile selliseid võib-olla eeliseid just selle tarneahelate tundmise osas erinevate siis saaduste juures ka, mis puitu puudutavad, et seetõttu ma arvan, et meil on päris hea meeskond kõiki neid teenuseid pakkuda, et kui teil on mingisugune mure, siis võtke minuga ühendust ja leiame lahenduse. Voilà. Aitäh. Mul on sellist monoloogi päris keeruline pidada, et mulle meeldib inimeste ees palju rohkem esineda, aga ma nägin, et see on küsimusi. Kas ma loen need läbi ja vaatan? Kas sa soovid, on sul nii lihtsam, et sa ise loed või soovid, et ma loen ette? Ei, mul on avatud need küll, ma loen nad läbi. Nii kaua keegi võib tõsta käe ja vahele susata oma küsimusi. seal oli ka üks tehnilist laadi küsimus, et kas me tohime paluda PDF formaadis esitlust tänasest üritusest, et jah. Vastus on jah siis jah. Nii, Igor küsib, et kas eestikeelse terminoloogia saamiseks oleks mõistlik kasutada ametlikke EL-i tõlgitud dokumente. Ja igal juhul EURLEX annab eestikeelseid dokumente, mitte küll absoluutselt kõike, aga sealt saab neid välja võtta. Jah, ja terminoloogia küsimus ongi tegelikult suhteliselt keeruline küsimus, nagu ma alguses välja ka tõin siin, et saada aru, mis asi on EUTR-i mõistes üks termin ja meie mõistes teine. Jah, ütleme paralleeltõlge. Minu arvates see tõlge, mis on siis antud Euroopa Liidu kodulehel või EURLEX-i lehel, eks ole, see võib mõnikord olla suhteliselt kohmakas ja ma olen näinud seal ka selliseid, mitte päris võib-olla õigeid tõlkeid või seal võib olla selliseid veidraid tõlkeasju, aga ma arvan, et ta üldpildis annab kasutada neid eestikeelseid tõlkeid ka. Ma loodan, et see vastas sellele küsimusele. Väga hea, ma kommenteerin siia juurde natuke meie standardi poolt, et see rahvusvaheline BFC on joondanud oma terminid EUTR-i määrusega ja need standardid, vähemalt selle TTS-i mooduli standardi, me oleme nüüd tõlkinud eesti keelde. Tõlke tegi meil selline tõlkija, kes on kõik meie BFC standardid algusest peale tõlkinud ja ta teeb tõlkeid ka Euroopa Komisjoni muude dokumentide osas. Ma vaatasin selle tõlke sõna-sõnalt üle, võtsin kõrvale sinna EUTR-i määruse, võtsin meie eelmise või kehtiva tarneahela standardi ja ma natuke ikkagi mingeid kohti kohendasin, sest tegelikult seal on erinevusi küll. Et näiteks Euroopa Komisjon kasutab tõlgetes näiteks chain of custody tõlkimiseks, ta kasutab järelevalveahel, aga meie kõnekeeles on see tarneahel. Samas neil on probleem, et neil on kaks mõistet, on chain of custody ja supply chain, mis mõlemad eesti keeles tähendavad tarneahelat, aga nemad peavad seda kuidagi eristama. Ja komisjon tõlkijad võtsid ka minuga ühendust ja me üritasime leida mingit sellist mõistlikku lahendust, aga mulle tundub, et nad kasutasid ikkagi seda, mis nendele seal suupärane oli. Sest et näiteks ka nüüd tuli hiljuti ju EUTR-i juhendmaterjali tõlge paar päeva tagasi
ja seal on ka natuke teistmoodi, et ka kolmanda osapoole sertimise asemel räägivad nad kolmanda isiku poolsest sertimisest. just, et sellised väiksed nüansid on, ma soovitaks ka vaadata tegelikult seda ingliskeelset teksti sinna kõrvale. aga jah, oma tarneahela standardis me oleme üritanud kasutada seda oma keelt, mis on meie sektoris kasutusel. aga noh, ikkagi, et ühtlustada seda selle regulatsiooniga. ma ei tea, Rauno, kas sa soovid selle tõlkimise küsimuse juurde midagi täpsustada veel? hetkel vist. Iseenesest jah, tervist kõigile, Rauno Simbul. Iseenesest nagu otseselt nagu ei taha, aga jah, ta on niimoodi, et tõepoolest nii Euroopa Komisjoni kui ka teiste institutsioonide tõlgid vahel pöörduvad nagu minu poole, aga noh, kurb lugu on see, et nad ka päris tihti ei arvestata. Aga ma vaatan, et mul tuleb koordinatsioonikogust mingi küsimus sisse, et ma praegu lõpetan. Rauno räägib pärast meile edasi ka veel. aga ma võtan siia järgmise küsimuse vahele äkki. Jaa, ole hea. Nii, Peeter küsib, et umbes selline olukord, et kui toimub raie ja siis raadamist sellel hetkel ei ole, toimub istutus ehk siis metsa uuendus. Aga pärast muudeti siis seda maakasutust. Kui ma nüüd õigesti aru saan, kas küsimus on kanadest või on siis küsimus puidust? Esialgu, kui tegemist on puiduga ja varutakse alalt, mis on metsamaa, mis ei muudeta põllumaaks, vaid uuendatakse, siis on tegemist EUTR-ile vastava puitmaterjaliga. Kui hiljem sinna otsustatakse näiteks kanala rajada, siis kuna kanaliha ega kanatooted ei ole EUTR-i määruse osas saadused, siis kanaliha see ei puuduta. Kui tegemist oleks veiselihaga, näiteks selle ala peal hakatakse veiseid karjatama, siis see veiseliha ei ole EUTR-ile vastav. Nii, Raido küsib, kas automatiseeritud andmevahetusega, kas minuni jõudub ProTrade algatus? Ei ole. Ma pean uurima, mis asi see on. Nii, palun lisage link juhisest, mida Eve Rebane just mainis, paar päeva tagasi avaldatud juhis. Ahah, linki on vaja. Keegi saab äkki panna siia chatti selle linki. Ja, ma arvan, et meil on üsna mitu võimalust seda linki läkitada. Kõik tegelikult üritusel osalejad saavad sellesama nii-öelda esitluse, saavad lingi koos antud ürituse salvestusega ja me võime ka panna sinna lisaks veel olulisi juhendmaterjali linkidena, kui pärast veel selgub, et et midagi olulist tuleb juurde, aga ma näen, et siin juba lingid liiguvad. Nii, aga meie igal juhul täname Ülot. Kas Ülol on veel võib-olla häälküsimusi esitada? Tere, Rainer siin, et ma arvan, et see Peetri mõte oli, et kui hiljem uus omanik otsustab seda maa sihtotstarvet muuta, et mis siis on, et mis siis on, et noh, ma arvan, et võib-olla see mõte oli, et noh, et aga metsamaterjali vastu võttes ei olnud põllumaaks raadamist, siis tol hetkel oli ju kõik nii-öelda legaalne, ütleks mina. See, mis hiljem toimub, noh, ega seda ei saa keegi nii-öelda midagi mõjutada või noh, see toimub kunagi hiljem. Nõus. Asi ongi selles, et kui te informatsiooni kogute, siis üks osa on sellest raieaeg või selle materjali nii-öelda varumise aeg.
ja kui see on tehtud kindlaks ja aru saadud, et X perioodil on see materjal kogutud või nii-öelda varutud ja hiljem tõepoolest juhtub, et see millegipärast ikkagi raadatakse põllumaa eesmärgil, siis see sel hetkel varutud materjal ju ei olnud selle eesmärgiga raiutud. Et see vähemalt teie jaoks on nagu nii-öelda tagala, et kinnitada, et ei ole seda või raadamist või et see materjal on raadamisvaba, mis te sel hetkel olete ostnud. No põhimõtteliselt on võimalik jokkskeeme teha, et alguses teed ära, tol hetkel on kõik korras ja siis lihtsalt hiljem muudad sihtotstarvet. Aga noh, see jah, on nagu on. Jah. Ega me tõesti ei tea ju, mida omanik selle maaga teeb või tema pärija või ostja edaspidi, et me ei saa ju selle eest vastutada siis. Nii, kas on veel? Võib-olla ma täiendan ka. Et noh, et iseenesest see kanala väga õigesti nagu mainisid, et noh, et kanala ei ole otseselt nagu määruse kohaldusalas, et ja isegi kui antud juhul nagu on see jokkskeem, siis noh, nagu määrus ei võitle nagu kanalate rajamise vastu. Et hiljem, kui seda määrust hakkab komisjon üle vaatama, mis iganes aastatel kavas on, siis ta võib mingitel juhtudel nagu kohaldusala laiendada. Aga praegu ei ole see nagu, selle küsimuse valguses ei ole see nagu teema. Kas keegi oskab mulle öelda, miks Zoom ei lase chati kopida teksti? Mina ei oska öelda. Ma ka ei oska, aga sa võid saata mulle e-mailiga ja ma saan ise proovida, sest et... Super. Kas ma panen oma esitluse kinni? Ma arvan küll, et kui ilmselt on küsimused esitatud ja kui veel on küsimusi, siis kindlasti saab ka Ülale kirjutada neid küsimusi personaalselt küsida. Nii et ma siinkohal küll tänan Üla. Oli väga asine ja tõesti niisugust pingsat, tihedat infot edasi anda on lektorile äärmiselt keeruline, aga mulle küll tundub, et sa said suurepäraselt hakkama. Jällegi, aitäh. Ja läheme edasi ja ma palun siis nüüd Raunol sõnajärg üle võtta. Rauno, kas sa tahad pilti ka näidata? No, eks ikka võib näidata, et ma ei tea, kuidas ma paistan siis. Väga hästi. Vähemalt kõik näevad, et ma olen täiesti olemas ja elus, et vahel, kui ma nii-öelda füüsiliselt ministeeriumi majas käin, siis inimesed kahtlevad mu olemasolus ja mõtlevad, et mind on juba ammu asendatud AI-ga. Aga tere ka minu poolt kõigile. Et võib-olla mis nagu on hea uudis, on see, et eile toimus triloog ja see edasilükkamine on nagu põhimõtteliselt parlament, komisjon ja nõukogu ehk siis liikmesriigid said eile esialgse kokkuleppe, et see eeldab küll formaliseerimist, aga põhimõtteliselt ju siis tehakse see formaliseerimine ära. Aga nüüd on nagu tõeliselt ebamugav olukord, kus Riigikantselei koordinatsioonikogus on mind millegipärast vaja, et ma ei osanud seda ette näha. Aga mis rakendamist puudutab, siis jah, suure tõenäosusega saab Keskkonnaamet, ma arvan, kogu selle temaatika endale. Ja need asjad, mis ma nii-öelda tahtsin chati riputada, katavad suures osas ära ka selle jutu, mida ma tahtsin teile rääkida.
Aga võib-olla nii palju siis ennem, kui ma siit ära olen sunnitud lahkuma, ma ütlen, et Eesti riik on tellinud siis prototüübi ehk siis API lahenduse, mis peaks nagu hoolsuskohustuse deklaratsiooni nagu need andmeväljade saamise saama nagu automaatseks. Küsimus on see, et sinna komisjoni infosüsteemi peab ikkagi nagu ettevõtja ise sisse logima. Ja ennem tuleb konto teha, aga kõik need konto tegemise ja muud juhendmaterjalid on komisjoni kodulehel juba saadaval. Siis praegu me oleme ette valmistamas ka siis õiguseelnõud, õigusaktide muutmise eelnõud, millega riik saab siis anda need volitused järelevalve teostamiseks ja sealhulgas ka siis karistuste määramiseks ja kõiges muus. Aga ma väga vabandan, et nüüd ma olen sunnitud kahjuks lahkuma. Nii. Pole hullu, Rauno, et ma kopeerin selle teksti siia kommentaaridesse ja kui ma tohin, siis ma paneme selle sinna linkide hulka ka, et siis saab selle teksti sealt materjalide ja linkide hulgast kätte pärast kõikidele registreerunutele. Ma juhin tähelepanu hetkeks, et üks küsimus on veel tulnud, et Ülo, äkki sa saad seda lõpuni kommenteerida? Ja, et küsimus on siis selles, et kas teie varujana peaksite survestama siis metsaomanikku, et ta mitte ei raadaks siis mingi perioodi jooksul. Iseenesest ei ole see vajalik, sellepärast, et kui te olete mingi perioodi jooksul varunud selle materjali ja teil on teada see perioodi vahemik, siis see, et see materjal seal kuskil metsa ääres seisab 1 või 2 aasta ja selle jooksul toimub siiski selle ala raadamine, siis see teid nagu sel hetkel 1 või 2 aasta pärast enam ei mõjuta, sest et teil on olemas info selle kohta, et see materjal on varutud sellel perioodil, kus see eesmärk ei olnud metsa raadata. Et see on nagu minu nägemus sellest, et te ei pea ega saa ka vastutada selle eest, mida metsaomanik seal teeb. Küsimus on selles, et kas teie olete metsa nagu või maa raadamisel või selle materjali varumisel. See peab olema nagu see tõendatud siis see, et te olete selle saaduse varumise hetkel teadlik või et see saadus on varutud selle eesmärgiga, et mets raadata siis põllumaa kasuks. Et kui teil on vähegi arusaam või teadmine või riskihinnang ütleb, et üldjuhul mets ei raadata põllumaa tegemise eesmärgil, siis ja teil on teada see kuupäev, millal, kust kohast see mets varuti või see materjal varuti, siis teil ei ole enam edaspidiste omanike otsuste üle mõju ega jõudu ja te ei saa tegelikult neid survestada ka. Ma tean, et mingitel juhtudel võib Eestis ka tekkida see raadamise küsimus sellepärast, et näiteks hakkepuidu varumisel võib juhtuda selline olukord, kus on, ma ei tea, Eesti kontekstis võib-olla raske näidet tuua, kus on metsamaa muudetakse siis põllumaaks, et võib-olla kui näiteks on
puist on või noh, põllumaal kasvanud puud, eks ole, ja ta mingil ametlikul põhjusel kõlvik on muutunud metsamaaks ja siis tehakse giljotiin ja tehakse ta uuesti põllumaaks tagasi, et siis sellisel juhul nagu see kontekst on EUDR-i osas nagu keeruline või et siis see materjal ei ole EUDR-il vastav justkui. Ma jään nüüd vastu võlgu, kuidas see protsess käib, kas põllumaa, kui see võsastub, kas ta muutub automaatselt metsamaaks või mitte. Et kuidas see juhtub. Ja teine keeruline olukord sinna juurde on näiteks puisniidud, eks ole, ja poollooduslike koosluste taastamine, mis on Euroopa Liidu projektid või tähendab Eesti toetatud projektid, mille raames siis see puisniit, mis peaks olema justkui siis, no see on kategooria küsimus, et kas ta on metsamaa või on ta põllumaa ja mis eesmärgil see puit on varutud. Et ma arvan, et seal tuleb läheneda sellise loogikaga, et kui teil on niisugune juhtum, et on nii-öelda ülekasvanud puisniit ja seal tehakse projekt, kus varutakse või noh, eemaldatakse see võsa ja luuakse sinna rohumaa või põllumaa näiteks. Et siis sellisel juhul on ta seotud selle konkreetse koosluse taastamisega ja tegemist ei ole nagu selles mõttes raadamisega EUDR-i mõistes. Aga seda peab kindlasti siis mõtlema läbi, et mismoodi see dokumentatsioon toetab seda põhjendust. Ja Peeter küsib, kas ainult põllumaa või ka tasuline parkla. EUDR-i mõistes ainult põllumaa. Et kui me räägime tasud parklast, infrastruktuurist või mõnest muust maakasutusmuutusest, siis need ei ole EUDR-i mõistes raadamised. Et ainult metsamaa muutmine põllumaaks on raadamine. Nii. Küsin veel üle, kas on veel küsimusi? Praegu on võimalus viimased küsimused esitada. Kui ei ole, siis meie igal juhul täname ja ütleme, et PFC jätkab selliste praktiliste veebiseminaridega, nii et me anname teile teada. Ilmselt on kahtlus, et EUDR-i teemat juba tuleb veel ja ütlen, et rahvusvaheline PFC korraldab homme Reed 2-teemalise veebiseminari ja 11. detsembril EUDR-i teemalise. Nii et see on olemas PFC Eesti koduleheküljel pfc.ee blogiuudiste all, nii et vaadake ja tutvuge. Igal juhul meie täname ja soovime siis kõikidele toredat teekonda EUDR-ini, et kes siis kus maal praegu on. Ja ilusat jõuluootust ka, vaatamata sellele, et tundub, et üle Eestimaa on täna suurepärane päikesevõtuilm. Ootame siiski jõule edasi. Kõike head. Nägemist.